Ma tahaks suga ühe mõnusa kurkumi chai latte kõrvale rääkida mõne sõnaga sellest, mis meil siis praegu maailmas ja Eestis toimub ja mis minu arvates võiks olla parim, mida sina praegu teha saad. Tegelikult siis, kui kuu aega tagasi algas selline kogu see USA-Iraani värk, siis ma tegin enda sees otsuse, et see on küll üks selline teema, millele mina puid alla panna ei taha. Ehk siis ma ei taha seda toita enda tähelepanu ja energiaga. Ometigi me teame, et mitte ükski probleem ei lahene ära siis, kui lihtsalt pöörata selga, mitte vaadata sinna. Ehk siis ma olen natuke nagu asjadel silma peal hoidnud, aga ilma suurema sellise emotsionaalse laenguta. Ja see on võib-olla esimene asi, mida ma soovitan sul ka teha. Hoida asjadel silma peal, aga mitte saada emotsionaalselt kaasatud kogu sellesse draamasse. Ja see on tänapäeval muutumas üha keerulisemaks. Ja keerulisemaks muutub see ennekõike sellepärast, et tegemist ei ole enam mingisuguse kauge asjaga, mis toimub kusagil kaugel teisel pool maakera, vaid et meid on ka hoiatatud igasuguste lendavate objektide eest. Ja mulle väga meeldib see, et kõlab alati nagu sihuke, et ufod on tulemas. Nali naljaks, aga tegelikult nali aitab sind ka, sellepärast et kui sa seda kõike liiga tõsiselt võtad, siis läheb elu väga raskeks. Ja kui sa lased hirmul enda elu üle võtta, siis sa hakkad tegema väga-väga rumalaid otsuseid ja kriisiolukorras hirmu najalt rumalate otsuste tegemine on kõige hullem asi, mida sa teha saad. Ehk siis, kui me praegu lihtsalt hästi objektiivselt vaatame kõike seda, mis toimub, ei lisa sinna mitte mingisugust emotsionaalset laengut, siis tegelikult parim asi, mida sa saad praegu hakata tegema nagu kohe, on see, et sa hakkad ennast psühholoogiliselt ette valmistama. Ehk siis, ja ma arvan, et see on sinu jaoks ülioluline, sõltumata sellest, mis valdkonnas sa tegutsed ja sõltumata ka sellest, kas meil Eestis kodurahu säilib või mitte. Sellepärast, et maailm on muutumas parasjagu hullumeelseks ja sellist hirmufooni on meil siin olnud taustal võimendunult juba väga palju aastaid, lihtsalt hirm ise on erinev. Ehk siis teatud mõttes surmahirmuga oleme me siin juba mänginud tükk aega, päris mitu aastat, lihtsalt see, mida me täpselt kardame või läbi mille surma me kardame, on olnud erinev ja muutumas. Noh, kui sa mäletad, siis võib-olla 2020. aastal kartsime me surma läbi katku ja nüüd on meil lihtsalt uus sõda, eks ju. Ja otse loomulikult ei saa mainimata jätta ka seda, mis majanduses toimub, mis tähendab seda, et surmahirm on ilmselgelt ka aktuaalne ja aktiivne ka siis, kui tegelikult sul ei ole põhjust seda tunda. Ehk siis hirm on loomulik, hirmu tunda on jumala okei. Ja ülioluline on tunda hirmu ilma selle najalt reageerimata, mis tähendab seda, et selleks sa pead ka oskama ära tunda enda hirmu ja sa pead õppima ka sellega olema, mitte selle najalt tegutsema, mitte hakkama seda kuidagi leevendama mingite sõltuvuste või põgeneva käitumisega. Mulle jäi silma siin hiljaaegu mingisugune artikkel või vähemalt pealkiri, aga ma ei viitsinud sellesse väga süveneda, aga et mingi mees, kelle tagahoovi siis lendav objekt kukkus, tema lahendas siis olukorra sellega, et võttis paar pitsi viina. Ja olgem ausad, et alkoholimüük minu teada on meil vist juba tõusvas trendis, on ju, mis on täiesti loomulik kriisi ajal, alati inimesed lähevad meelelahutuse igasuguste sõltuvate vältivate käitumiste juurde, mis aitavad tuimestada siis kõike seda emotsionaalset taustal toimuvat tormist merd. Aga ilmselgelt, kui meil peaks hakkama lendama siin palju igasuguseid erinevaid objekte, siis see, et me kõik kukume kollektiivselt jooma, ei ole ju lahendus. Ja ega purjuspäi minu teada, ma ei tea vähemalt mitte ühtegi inimest, kes purjuspäi adekvaatseid või objektiivseid otsuseid teeks. Ehk siis sellise vaimse vastupidavuse arendamine minu meelest täna on nagu üks olulisemaid asju, mida teha. Ja kurb lugu on see, et me tegeleme hästi palju ühiskondlikult tagajärgedega, ehk siis vaimse tervise probleemidega, aga minu vaatest me ei panusta piisavalt palju sellele, et kasvatada vaimset vastupidavust juba noorte hulgas ja kui sa enam ei ole noor, siis hakata sellega tegelema nüüd ja kohe. Ja see on miski, millega mina tegelen tööalaselt ja ma ei saaks sellega tööalaselt tegeleda, kui ma poleks sellega tegelenud iseseisvalt iseendaga pikema aja vältel. Ja põhjus tegelikult, miks ma kõige selleni olen jõudnud, on olnud ka väga-väga isiklik. Ehk siis ma olen ise oma hirmu ja mingite emotsionaalsete triggerite najalt teinud väga
rumalaid otsuseid, mis on põhjustanud mulle päris suuri kannatusi igal erineval tasandil. Ja ma olen aru saanud, et mingisugustes stressiolukordades, kui mul vajutatakse mingisuguse nupu peale, siis mul on tendents reaktiivselt käituda ja teha mingeid samalaadseid asju, mis viivad mind samalaadsete tulemusteni. Kuna ühtegi probleemi tegelikult tagajärgede tasandil ei ole võimalik püsivalt ära lahendada, siis soovitan sinulgi mitte tegeleda kogu aeg tagajärgedega, vaid suunata pilk sinna, kust see asi alguse saab. Ja selleks on alustuseks hästi hea tundma õppida enda just nimelt neid samaid emotsionaalseid sütikuid, ehk siis kaardistada enda nõrgad kohad ja just nimelt selles emotsionaalses plaanis, et kus on lihtne sind kaasata mingisugusesse draamasse või psühholoogilisse manipulatiivsesse mängu, ehk siis me räägime ikka ja jälle nendest samadest hirmudest, süüst, häbist ja kõigist ihadest, mida sa endale ei luba. Noh, samamoodi on see, et me näeme praegu, et igasuguste pettuste arv on kolossaalselt kasvamas ja utoopilisi summasid kaotavad igasugused inimesed, sealhulgas sellised inimesed, kelle puhul võib-olla teised imestavad, et kust ta üldse selle raha võttis. Ja valdavalt need inimesed kaotavad raha sellepärast, et keegi oskuslikult oskab manipuleerida nende ihaga. Valdavalt sellega, et kuule, et aga davai, et natukene paned ja siis üleöö saad hullult rikkaks, mitte midagi tegema ei pea. No olgem nüüd siiski ausad, et elu harva toimib nii, et sa mitte midagi ei pea tegema ja siis lihtsalt võidad lotoga. Jah, lotoga võidab ka kogu aeg keegi, aga selle kellegi kõrval on nagu väga palju neid, kes ei võida. Sama teema on kasiinoga, on ju, et maja võidab alati, lihtsalt vahepeal peab keegi saama ka mingisuguse suurema prääniku selleks, et kõik teised tuleksid ja mängiksid ka. Ehk siis üks pool on ihad, kogu turundus, kaubandus, kõik need kiiresti rikkaks skeemid. Kui sa enda ihasid ei tea, siis on sind paratamatult väga lihtne kaasata. Sama puudutab ka igasuguseid rahuldamata emotsionaalseid baasvajadusi. Nüüd teine pool on kogu see hirmu, süü, häbi foon ja mulle tundub, et praegu on nagu hästi palju seda hirmuvärki üleval, hirm homse pärast, hirm tundmatu tuleviku pärast, mis siis saab ja mida rohkem see sihuke hirmufoon aktuaalseks muutub, mida rohkem hirm võimendub, seda lihtsam on sellega kaasa minna. Ja nii kui me läheme hirmuga kaasa, kaob ära igasugune objektiivne mõtlemine. Me ei suuda infot vastu võtta enam selles kohas, me ei ole avatud enam teistsugustele vaadetele, kainele mõistusele, loogikale. Seal on ainult hirm ja me ainult üritame, me võtame vastu ainult seda, mis juba meie sees on olemas. Ja siis on see, et võitle, tardu, põgene, valdavalt võitle, põgene, mis sa seal enam ikka tardud, on ju. Või siis võta paar vitsi viina ja tardu. Kui me tuleme korra selle sõjahirmu juurde tagasi, siis mina olen selle enda jaoks nagu lahti mõtestanud nii, et kui meil peaksid hakkama lendama igasugused lendavad objektid ja mõned nendest peaksid maha kukkuma ja õhku lendama, siis laias laastus variant A on see, et ma saan surma. Kui ma saan surma, siis sellega on kõik lahendatud. See tähendab seda, et kui ma saan surma, siis parim asi, mida ma teha saan, on enne seda, kui ma saan surma, täiel rinnal elada. Ehk siis elada täna päriselt ja võib-olla elada niimoodi, et ma ei tea, saaks minna rahus. Mis selles võtmes on hea koht, kus olla, sellepärast, et see julgustab sind täna rohkem elama. Paratamatult. Nii kui surmahirm tõstab pead, siis tavaliselt esimene asi on see, et me hakkame kangesti planeerima. Justkui nagu ennast ette valmistama mingisuguseid pääseplaane, taganemisteid looma. Ja ega hirm siis sellepärast selja taha ei jää. Hirm käib sinuga kogu aeg igal pool kaasas, vahet ei ole, kui hea plaani sa lood. Teine asi plaanide puhul on ka see, et paratamatult kriisiolukordades on väga palju kontrollimatuid faktoreid ja vahet ei ole, kui hea plaani sa teed, siis tihtipeale päris elus ei ole sellega suurt midagi peale hakata, sest et päris elu erineb tugevalt laboritingimustest. Mis tähendab seda, et sihuke tohutu varumine või planeerimine laias laastus, hea, et sa seda teed, sa võib-olla rahustad ennast sellega, aga tegelikult on sul vaja hoopis teisi kvaliteete, et siis mis tahes kriisiolukorras ja ma arvan, et sul on neid kriisiolukordasid igapäevaselt väga palju rohkem, sellepärast, et maailm meie ümber on muutumas parasjagu hulluks ja ma arvan, et meie nagu tegelik probleem ei ole mitte niivõrd lendavad objektid, vaid hoopis midagi muud. Ehk siis psühholoogiline ettevalmistus. Aga kui ma tulen korra tagasi selle plaan A ja plaan B ei mainimata, on ju, et mul plaan B ka ja variant A on siis see, et ma olen surnud ja suremisega saame me kõik hakkama hästi või halvasti. Oluline on see, et me elaksime enne, kui me ära sureme.
Nüüd plaan B on see, et või noh, variant B on see, et ma jään ellu ja B1 on see, et ma jään ellu niimoodi, et ma ei saa viga ega ei kannata kahju. B2 või B variant on see, et ma jään ellu, aga siis ma ei tea, kas siis on füüsiliselt viga või jään mingist varast või millestki ilma, on ju. Nüüd B osas ma saan päris palju teha. B osas saame me kõik väga palju ära teha ja üks parimaid asju, mida B osas on võimalik ära teha ja valdavalt võib-olla ka selleks, et väiksemate kahjudega emotsionaalselt, psühholoogiliselt, materiaalselt välja saada sellest, on just nimelt ennast ette valmistada mitte läbi selle, et me ostame kokku mingisuguseid kuradi riisipakke ja esmaabipakette ja kõike muud, on ju, vaid ette valmistada ennast ennekõike psühholoogiliselt. Ehk siis aru saada enda triggeritest ja jõuda sellesse samasse kohta, kus sa tegelikult suudad vaadata kõrvalt ka võib-olla mingit hirmu äratavaid uudiseid või seda hirmu äratavat infot, aga seda töödelda objektiivsel tasandil ja mitte selle hirmuga kaasa minna. Ehk siis samamoodi, et okei, et ma nagu kuulen, mis maailmas toimub, aga ma võtan seda infot vastu erinevatest allikatest selleks, et kokku panna tervikpilt ja ma ei hakka selle najalt reageerima. Ei hakka kohe varuma, ei hakka kohe, ma ei tea, Eestist ära kolima ega tont teab, mis iganes muul viisil veel ette valmistuma. Paratamatult kriisiolukorras ja järgmine hea asi, mida ma olen hästi palju kuulnud, kui ma olen sel teemal kuidagi väiksemas ringis rääkinud, on see, et Helena, et noh, nagu naised ei räägi sellest, on ju. Ja ma usun ka, et kui mina oleks mingi militaartaustaga mehine mees, siis ilmselgelt seda, mida ma sulle praegu räägin, võtaksid sa vastu hoopis teistmoodi. Ma mõjuksin väga palju autoriteetsemalt. Ja jah, kunagi ammu olid ajad, kus naised olidki kodused ja kandsid hoolt laste eest, kuigi noh, olgem ausad, meie Eesti ajaloos on olnud mõnevõrra teistmoodi. Meil esiemad on sõja üle elanud teistmoodi, kui et lihtsalt hoitult ja kaitstult kuskil turvalises kookonis. Meie esiemad on hoopis teistmoodi toime tulnud, nad on toime tulnud talupidamisega, kaitsnud, hoidnud lapsi, kõike muud. Kannatanud päris palju. Ehk siis jaa, teoorias on väga tore alati, et panustada sellele, et keegi teine tuleb ja päästab minu ära. Et noh, et tuleb sõjavägi või siis ma ei tea, leian endale toreda elukaaslase, kes siis kuidagi võtab kuuli minu eest või mida iganes. Aga isegi siis, kui sa nüüd oled naine ja oletame, et sul on mehine mees ja kõik on hästi ja sa panustad talle, siis juhul, kui midagi kriitilist juhtub, võib juhtuda nii, et seda meest ei ole su kõrval. Ja kui sul on ka näiteks lapsed, siis võib juhtuda, et sina pead olema see, kes sellises olukorras hakkab tegema mingeid otsuseid. Ja on oluline, et sa selles hetkes ei satuks paanikasse. Ja kriisiolukorras ma väga soovitan mitte anda vastutust ja otsustusvõimet ära kellelegi teisele, sellepärast et eeldus, et see keegi teine tegelikult nagu loogiliselt ja kainelt mõtleb, on eeldus. Ja teisest küljest on see, et see, mis teise inimese puhul võib kriisiolukorras hästi toimida, ei pruugi üldse olla toimiv lahendus sinu jaoks. Psühholoogilist ettevalmistust võiks teha täna ja võiks teha nagu igal juhul, sellepärast et ma arvan, et see niisugune hirmufoon meie maailmas on ainult kasvav ja isegi siis, kui ma ei tea, lendavad objektid meie territooriumilt enam läbi ei lenda, no küll siis tuleb midagi uut. Ma olen kuulnud, et kuskil Euroopas on ka mingisugune uus katk juba liikvel, on ju. No ja otse loomulikult majanduskriis. Kõige klassikalisem asi, mis tõstab hirmufooni kohe lakke ja siis me lõpetame ära igasuguse tarbimise ja siis me päriselt tekitamegi selle, mida me kõige rohkem kardame. Ehk siis kaardista enda triggerid ja õpi vaatlema kõrvalt toimuvat ja kui miski vajutab sul mingid nupud põhja, kui sa tahaksid hakata midagi edasi jagama, kedagi hoiatama, hullult emotsionaalselt Eesti Vabariiki sõimama, kui sul tekib mingisugune emotsionaalne reaktsioon, hakka vaatlema seda, mis paneb sind reageerima ja mida sa selles olukorras tegema hakkad. Kas sa tahad pigem kuidagi helistada kellelegi või tahad sa võtta selle pitsi viina? Mis on see sinu loomulik automaatne reageerimise viis, puutudes kokku kas siis millegi ebameeldiva, ebamugava, ebakindla või hirmutavana? Point on selles, et vahet ei ole, mida me täna arvame, planeerime, teeme, tulevik on tulevik ja ega me täpselt keegi ei tea, ka kõige paremad selgeltnägijad ei tea, mida tulevik toob. Me võime jah, mingisuguste trendide najalt midagi ennustada ja samamoodi võib sinu
käitumise harjumuste ja mõttemustrite najalt väga kindlalt ennustada, seda ma võin sul nagu väga täpselt ennustada, et milline saab olema su tulevik, kui sa mitte midagi ei muuda. Aga ennustamiseks point on selles, et sul ei ole vaja mitte vältida, mitte enda mõistusega rahustada kuidagimoodi enda emotsioone, üle kirjutada kõike seda, mis seal taustal toimub, vaid sul on vaja tunda ja lisaks sellele sul on vaja ennast ette valmistada selleks, et siis, kui kriitiline olukord peaks su elus mis tahes kujul aset leidma, oleks sul võimalik tunda midagi, aga siiski käituda kainelt, objektiivselt ja loogiliselt. Saa teadlikuks oma triggeritest ja arenda vajalikke oskuseid selleks, et sina oleksid võimeline ennast mis tahes olukordades juhtima. Ainult niimoodi on sinust kasu nii sulle endale kui ka sind ümbritsevatele inimestele. See, et nüüd praegu jagada mingisugust lendavate objektide infot või siis sõimata Eesti Vabariigi valitsust, otse loomulikult ma nagu nende paljude otsustega ei nõustu, aga samas ma ei mängi ka seda mängu. Keegi pole minu arvamust küsinud, nii et arvan, mis ma arvan, on nagu on, on ju. Aga enda heaks võib väga palju ära teha, väga palju on sul võimalik ära teha ka enda lähedaste heaks. Kui sina kardad, see võimendab hirmu ka kõigest sinu ümber. Mida tasakaalukam, loogilisem, objektiivsem sa oled, seda parema eeskuju annad sa kõigile sind ümbritsevatele inimestele. Säilita objektiivne, loogiline, tasakaalukas, vaatlev positsioon. Vaatle, ära reageeri ja nüüd tee kindlaks kõik see, mida sul on vaja nähtavale tuua või muuta selleks, et sa saaksid seda teha. See on miski, millest ma olen hästi-hästi palju rääkinud, võid vaadata Draamavaba elu Kodukale, kui sa tunned, et sul on elus sihuke vaimne psühholoogiline ettevalmistus on väga-väga palju olulisem, näiteks tööalaselt, siis võid minuga ühendust võtta, miski, millega ma palju tegelen. Nüüd teine pool, jätame selle vaimse korra kõrvale, teine pool on tegelikult puudutab väga palju sinu füüsilist ettevalmistust. Ja ma ei hakka siin praegu rääkima sellest, et sa peaksid minema treenima, kuidas inimestele füüsiliselt haiget teha. Mina ise eelmine aasta võtsin selle poole kuidagi rohkem kätte, et sihuke jõusaalis trennis olen käinud enam terve elu vältel, aga kuidagi hoopis teistmoodi ja just pigem selle fookusega, et ma panen meelega enda keha välja kutsuvatesse olukordadesse selleks, et harjutada enda närvisüsteemi sellega. Ja see on miski, mida ma väga soovitan sul ka hakata tegema. Hakka panema ennast nii psühholoogiliselt kui ka füüsiliselt välja kutsuvatesse olukordadesse vabatahtlikult selleks, et harjutada enda närvisüsteemi sellega. Sellistes olukordades tulevad sinu igasugused sütikud, triggerid, nõrkused väga hästi nähtavale. Eesmärk ei ole kõiki oma nõrkuseid sinna kinni jääda. Eesmärk on saada nendest teadlikuks ja hakata mängima oma tugevustele. Ja mina leidsin enda jaoks boksitrenni, mis iganes see sinu jaoks on. Jällegi, mida paremas kohas sa oled oma kehas, mida toekamalt ja turvalisemalt sa tunned ennast oma kehas, seda rohkem sa tegelikult tajud ka erinevaid aistinguid. Kui sa räägid ükskõik milliste, võib-olla ka nende elukutseliste sõdurite või inimestega, kes tegelevad mingisuguste kriisiolukordade lahendamisega, nad rõhutavad kõik ühest suust oma instinktide olulisust. Ehk siis teine asi lisaks sellele kainele loogikale on tegelikult sinu enda instinktid. Nüüd seda, mida sinu keha sulle ütleb, saad sa kuulata ainult siis, kui sul on kontakt oma kehaga olemas. Parimaid viise, kuidas oma kehaga kontakte luua, on oma keha liigutada ja õppida tundma, kuidas su keha liigub, millal su keha millestki märku annab, toita oma keha tervislikult, lubada endale puhkust, mitte lihtsalt kuidagi jätta seda unarusse ja tegeleda jälle tagajärgedega. Ja mina olen selle treeningu poole just nimelt sellepärast ja just selliselt ette võtnud, et ma ei käi boksitrennis selleks, et nagu kellelegi vastu hambaid anda või siis ma ei tea, purjuspäi kuskil baaris kellegi kaklema minna. Ma käin seal selleks, et panna oma keha vabatahtlikult nii-öelda nagu potentsiaalselt ebamugavasse või siis ohtlikku olukorda ja harjutada ennast seal olemisega. Lisaks sellele ma harjutan seal ka enda reaktsiooni kiirust ja seda ka, et mu keha nagu mingite lükete asjadega ära harjuks. Teine asi, mida ma kavatsen ära teha, mis jäi 2020 piirangute tõttu pooleli, on relvaluba ja ma ei kavatse seda mitte sellepärast teha, et samamoodi, et mul on mingi plaanis tulevikus haarata relvi ja minna inimesi maha laskma, vaid valdavalt selleks, et kui kunagi minu elus peaks ette tulema see olukord, kus mul on vaja seda teha, siis ma ei põhjusta kahju ei endale ega valedele inimestele. See nüüd on seesama, et hea ettevalmistus, eks ju.
Ja endal on ka väga palju parem, väga palju kindlam ja väga palju toekam olla, kui sa oled ennast nii psühholoogiliselt kui ka füüsiliselt ette valmistanud. Ja valmistanud ette mitte hirmust, vaid just nimelt sellest kohast, et ma saaksin siis jääda keskmesse ja olla olemas ka teiste inimeste jaoks. Mis tähendab seda, et ma väga-väga soovitan sul praegu, vahet ei ole, kui suur see hirmufoon on, aga teadvusta, märgi üles, kasuta teiste inimeste abi, tee enesevaatlust, aga hakka treenima enda vaimset vastupidavust ja tegelikult hakka treenima ka oma keha, see kulub sul elus nagunii ära. Ja treeni oma keha mitte ainult sellepärast, et võib-olla nagu näha, vastata mingisugusele välisele standardile, vaid treeni seda enda pärast, et tunda ennast oma kehas hästi, need on täiesti erinevad lähenemised. Ja sama asi puudutab tegelikult ka kogu seda ettevalmistuse poolt, on ju, sa teed seda enda pärast ja sa teed seda ennekõike ka sellepärast, et siis, kui sinu lähedastel peaks olema vaja sinu tuge, sinu kainet objektiivset meelt või noh, loodame, et seda ei juhtu mitte kunagi, aga kes seda teab, äkki sul kunagi tuleb päriselt ka kaitsta neid, kes on sulle kõige olulisemad. Et siis selles hetkes saaksid sa tegutseda tõeliselt kainest, objektiivsest, tasakaalukast, intuitiivsest kohast, mitte selle reptiili aju najalt. Emotsionaalselt reaktiivsed inimesed on kõige ohtlikumad, minu meelest kogu see Trumpi Iraani värk näitab väga hästi, mida emotsionaalne reaktiivsus teeb. Ja otse loomulikult seal taustal on hoopis teised mängud ja noh, üks asi on see, mida me näeme, teine asi on see, või noh, üks asi on see, mida meile presenteeritakse, sest hoopis teine asi on see, et kuidas me tõlgendame asju läbi hirmu. See on ka muide miski, mida ma tahan sulle siia lõpetuseks veel mainida. See, kuidas kõike toimuvad praegu erinevates meediaallikates, erinevates riikides kajastatakse, on väga erinev. Meile luuakse väga erinevaid narratiive ja omakorda me ei võta seda infot veel vahetult ja puhtalt vastu, vaid me tõlgendame seda valdavalt läbi mingite filtrite. Noh, ka kõike seda, mida mina sulle räägin, tõlgendad sina ka tõenäoliselt läbi mingisuguse filtri. Ja on ülioluline teada, läbi millise filtri sa asju vastu võtad, sest et nii kui taustal on hirmufoon, siis ainult need killukesed, mis ellujäämisest seisukohast vajalikud, seal lülitub sisse seesama nii-öelda reptiili aju, on ju, seal ei ole võimalik luua uusi seoseid. Ja kui on nagu hirm ja ärevus on nagu laes, siis tegelikult siis on lihtsalt see, et keegi ütles, keegi autoriteetne inimene ütles mulle, mida teha, ma lähen ja tegutsen. Ja nii on tegelikult väga paljud inimesed jooksnud uisapäisa suure hurraaga kuristikku. Soovitan sul mitte olla üks nendest. Tutvu erinevate väljaannetega, tutvu sellega, mida mujal maailmas mingitest asjadest räägitakse, püüa teha seda selleks, et aru saada, mitte lihtsalt selleks, et saada kusagilt mingisugune mustvalge tegutsemisjuhis ja siis lihtsalt pimesi usaldada, et inimene, kes sulle seda räägib, on siiralt heatahtlik, huvitatud sinu isiklikust heaolust ja teab ka, mida ta teeb või sulle soovitab. Teine asi on see, et kui tegemist on ka väga kompetentse inimesega, siis ta ei ole samas olukorras nagu sina. See on see põhjus, miks ma olen nagu aastaid muud ei, noh, nagu lihtsalt nagu rikkis diktofonina rääkinud seda, et kui oluline on jõuda kohta, kus sa õpid iseennast juhtima, usaldama iseennast, toetuma elulistes valikutes, otsustes, sealhulgas ka info töötlemises enda sisemisele kompassile. Kuidas sa seda teed, seal on väga palju erinevaid teid ja valikuid, aga igal juhul tee, mis sa teed, aga püüa jätkata täiesti tavalise normaalse eluga. Ja kui sa tahad olla valmis selleks, mis võib, aga ei pruugi mitte kunagi juhtuda, siis alusta sisemisest ettevalmistusest, sellepärast et vahet ei ole, mis välismaailmas juhtub, sa võidad sellest nagunii.